Ja suur tänu. No täna te sotsid küll tõestasite väga ilmekalt, kui naeruväärselt oskate käituda. Tõsiselt. See on ju täiesti absurdne, millega te siin täna välja olete tulnud. Sellepärast, et nagu te väga hästi teate, on Rahvusringhäälingu seaduse paragrahvi 14 kohaselt sedasi, et nõukogusse nimetab Riigikogu ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist, kaasa arvatud sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. Kes esindab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ERR-i nõukogus? Kas keegi palavalt soovitud naisterahvas, nagu te meid kõik üritate veenda, et naisi peaks ka olema ERR-i nõukogus, ei tohi olla nii, et naisi ei ole? Nimetasite naise sinna või? Kas Raimond Kaljulaid on naine? Ei oska vastata, jah? Ma ei tea, minu parima arusaamise kohaselt ta ei ole ei bioloogiliselt naine ega ka identifitseeri ennast naisena. Parandage mind, kui ma eksin. Nüüd tekib aga küsimus, et te tulete siia eelnõuga, et me peame seadust muutma sellisel viisil, et ERR-i nõukogusse peaks kuuluma vähemalt üks naine. Ometi teie ise olete seisnud selle eest, et teie esindajana saaks ERR-i nõukogusse nimetatud mees. Olukorras, kus seal ei olnud ka enne ühtegi naist. No, on naeruväärne. Ja kui ma teil küsisin, kolleeg Rand, selle kohta, et miks te siis sotsiaaldemokraatide fraktsioonina pakkusite välja enda esindajaks ERR-i nõukogusse meesterahva, kui te leiate, et naiste kaasamine on nii oluline, et peaks isegi seadust muutma, siis te rääkisite mulle pikalt sellest, kui uhke te selle üle olete, et sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on nii palju nii tublisid naisi. Ma ei küsinud selle kohta. Ma tean, et teie fraktsioonis on naisi, ma ise nimetasin neid. Teie olete, on Riina Sikkut, on Helmen Kütt, on Heljo Pikhof. Ma ei küsinud selle kohta. Ma küsisin selle kohta, et kui teil oli fraktsioonina võimalus välja pakkuda üks fraktsiooni esindaja ERR-i nõukogusse, siis te pakkusite välja mitte naise, vaid mehe. See on par excellence näide silmakirjalikkusest. Tulete siia pulti, räägite, kui oluline see on, et kuuluks sinna ikkagi ka naisi, ja siis ise nimetate sinna mehe. Mis on silmakirjalikkus? Silmakirjalikkus on see, kui keegi jutlustab ühte, teeb aga teist. Sõnad ja teod ei ole kooskõlas. Kutsub teisi toimetama teatud standardite kohaselt, ise toimetab nendele standarditele vastupidiselt. Ja see on täpselt see, mida me täna siin näeme. Te ei saa seda eitada ega ümber lükata, sest need on lihtsalt faktid. On piinlik lugu? On. Rääkimata sellest, et sugu ei ole absoluutselt oluline kriteerium, hinnates seda, kes peaks kuuluma mingisugusesse kollektiivsesse organisse või mitte. Võtame näiteks Riigikogu juhatuse. No kas Riigikogu juhatus on kuidagi halvem sellepärast, et seal ei ole naisterahvaid? Mina arvan, et ei ole. See ei ole lihtsalt oluline kriteerium. Oluline on see, et nad täidaksid oma seadusest tulenevaid ülesandeid, teeksid seda nii hästi kui võimalik, järgides kodu- ja töökorra seadust ja teisi seadusi. Ei ole tähtis see, mis soost on Riigikogu esimees näiteks. No tõesti ei ole. Aga isegi, kui me leiaksime, et on oluline hakata vaatama, et ka sellised kriteeriumid nagu sugu oleksid esindatud valikute tegemisel, siis ma küsiksin vastu, aga miks ainult sugu? Mille poole see sugu on siis mingisugune erikriteerium, et selle alusel peab olema tagatud, et vähemalt üks naine või üks siis mõlema soopoole esindaja on siis sinna nõukogusse kaasatud, aga kõik võimalikud muud kriteeriumid ei ole olulised. Miks mitte näiteks vanus? Et peavad olema esindatud ka pensionärid ERR-i nõukogus. Miks mitte näiteks, ma ei tea, seksuaalne orientatsioon? Et peab olema vähemalt üks homoseksuaalse orientatsiooniga inimene esindatud ERR-i nõukogus. Miks mitte näiteks varaline seis sissetulekute alusel? Et peab olema kõrgema sissetulekuga ühiskonnakihtide esindajaid ja väiksema sissetulekuga ühiskonnakihtide esindajaid. Miks mitte perekonnaseis? Et vähemalt üks nõukogu liige peab olema paljulapselise perekonna esindaja näiteks. Või miks mitte näiteks emakeel? Eestis elab teatavasti mitusada tuhat inimest, kes ei ole eesti emakeelega, ometi on Eesti kodanikud. Miks selle alusel ei võiks öelda, et vähemalt üks peab olema ka selline inimene? Või nahavärv? Või usutunnistus? Kas soovite lisaaega? Ja ma soovin lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Te valite välja ühe kriteeriumi ja selle alusel ütlete ja siis ise talitate veel risti vastupidiselt enda jutlustusele.
Ehk siis kokkuvõtlikult öeldes, alustage sellest, et talitage ise vastavalt sellele, mida te jutlustate. Ja pärast seda on võimalik edasi rääkida sellest, kas oleks tarvilik muuta ka seadust. Tegelikult on see täielikult teie võimuses tekitada selline olukord, kus ERR-i nõukogus on esindatud ka naisterahvas. Väga lihtne. Homne päev võite kutsuda tagasi Raimond Kaljulaiu ERR-i nõukogust ja pakkuda välja oma fraktsiooni esindajana näiteks teid ennast, Reili Rand. Palun, tehke ära. Milles asi on? Või ongi asi selles, et Raimond Kaljulaid on lihtsalt kompetentsem selle koha peale, kui kõik teie fraktsiooni kuuluvad naisterahvad. Ja sellepärast ei taha teda tagasi kutsuda ja välja vahetada. Aga sellisel juhul te saate ju isegi aru, et olulisem ongi kompetentsus, mitte sugu. Mõistuse vastane. Ja ma lõpetan sellega, et minu arvates on see ka üks naiste alandamise vorme. Kui hakatakse talitama sellisel viisil, et upitatakse mingisugustesse esinduskogudesse neid läbi mingisuguste kvootide või nõuete. Et te küll ei ole sisuliselt nii kompetentne, et saada nimetatud sellesse esinduskogusse, aga paneme seadusesse nõude, et teid peab sinna nimetama. Ma kujutan ette, et minul naisterahvana näiteks oleks küll äärmiselt alandav olla mingisuguses kollektiivses organis teadmises, et mind on sinna nimetatud, määratud, kinnitatud, mitte minu kompetentsuse tõttu, vaid selle tõttu, et mingisugune kvoot vajas täitmist. Sa oled nagu niisugune, nii, kõik teavad, et tema on meil siin kvoodi alusel, eks ole, teised on nagu sisuliste kriteeriumide alusel valitud. Et ma ei tea, mina naisterahvana ei võtaks küll sellist positsiooni vastu. Ütleksin, et ei, et see on otsene naiste alandamine ja sellega ei taha ma mingisugust pistmist teha. Nii et veel kord, naeruväärne olukord, aga mis mul selle vastu samas saab olla, kui te demonstreerite oma naeruväärsust. Aitäh! Aitäh!